Ma tean, et sellest on terve igavik möödas, aga ma lõpuks ometi jõudsin Bali viimase vlogi monteerimiseni, nii et ma mõtlesin, et ma ikkagi panen ta siia üles ära, sellepärast et mälestused on äge ja äkki teile meeldib ka vaadata. Hello vlog, et on jõudnud 29. märts ja me oleme omadega jõudnud Balil siis Ubudis, on meie viimane sihtkoht, mis on nii kurb. Aga ei ole hullu, sest täna me lähme otsime mõned kosed üles ja vaatame mõned templid üle, aga enne me sööme kõhu ilusasti täis. Ja üks asi, millest ma siin aru ei saa, on see, et palun vabandust, kes sööb hommikusöögiks riisi? Sigunagon Waterfallis. Tavaliselt on siin paksult rahvast täis, hetkel oleme me mingi 4, sest kell on hommikul väga vara. Aga kuna täna on ilm suhteliselt julm, siis ujuda väga ei saa. Aga sellegi poolest uudistada saab, nii et vaatame natukene. Teeme ära või? See on küll põhiteema siin, et kui sa tahad kuhugile ilusasse kohta minna, siis arvesta, et pärast pead üles ronima päris palju. Sest kõik ilusad kohad on kuhugile ära peidetud alla. Kas te olete kunagi mõelnud, mis tunne on olla lind? Ma saan kohe teada, sest siin on väike linnupesake. Lähme, ronime sisse. Oota, ma võtan plätud siia. Kui äge! Ei, siin on sees plate. Eiks tee? Ma tegin puveraks. Ma oleks nõus nüüd kalama küll. Päris ilus vaade on ja päris mõnus pesa on. Aga me peame edasi liikuma sellepärast, et meid ootavad veel igasugused toredad templid ja kõige lõpus, päeva lõpus ootab meid ka riisiterrass. Me oleme jõudnud teise lokatsiooni, milleks on siis elevanditempel ja nii äge on, kui sul on oma giid, sellepärast et siis sa saad reaalselt aru ka, miks on miski. Ja meil on siis Kede, kes ilusasti räägib meile kõik lahti. Ja mis on eriti äge on see, et me oleme päris mitmendad eestlased, keda ta juba ringi veab siin mööda Ubudi, nii et ta oskab isegi natukene eesti keelt, ütleb tere ja kuidas läheb ja täitsa puhtalt ilma aktsendita ja päris äge, tubli töö eestlased, kes iganes teda õpetasid. Ja me suundume templisse number 2, mis on Gunung Kavi ja meie giid jäi autosse sellepärast, et see on taaskord 300 trepiastet. Vähemalt on trepp, see on parem kui see, mis nuusame Niidalali, kus me lihtsalt mööda kalju seina ronisime, nii et ütleme, et siuksed matkatrennid saavad siin ilusasti tehtud. Kõikides templites, mida siin külastada, on kohustuslik kasutada või kanda saronit. Nii, kuna mul on need pikad püksid, siis see ei ole kohustuslik, aga mis on kohustuslik, on siuke väikene paelakene. Ja naisterahvad peaksid seda kandma vasakul, sellepärast, et sinu jaoks on kõige olulisem pere. Mehed kannavad seda alati paremal, sest nende jaoks on kõige olulisem karjäär, nii et me otsustasime Karoga, et me kanname seda keskel. Aga lähme uudistame siin ringi, sest see tundub lihtsalt nagu kuskil Tom Raideri filmist või ma ei tea nagu. Nii ilus on kõik. No Karo, lähete Jungle George'i või? Hüppana? Jah. No tohi. Gunung Kavile on nüüd tiir peale tehtud. See on nii ilus loodus lihtsalt. Ilmselgelt on siin väga palju vett, sest kõik on nii roheline ja nii ilus. Mis on päris hea, sest päris palav on. Ehk siis natukene niiskust kulub täitsa ära siin. Nii äge lihtsalt. Kõik naisterahvad kannavad alati pea peal ja meie giid ütles selle peale, et naistel on alati tasakaalu. Trepid on tehtud. Mitte kordagi ei ole veel pidanud kahetsema seda, et me kuhugile alla ronime, sest alati on olnud väärt. Muster.
Kede, kes on siis meie giid, näitas meile just kõiki toredaid aksessuaare, mis siis eestlased on talle kinkinud. Tal on siuke väike rinnamärgikene, siis tal on lipukene, siis tal on muhumustriga mütsikene, nii et ilmselgelt Ubudis kõige õigem giid üldse kõikidele eestlastele, nii et mina igastahes soovitan Karu. Soovitad? Jah. Meil on väga tore konditsioneer on olemas, räägib meile kõik olulise ära, et me saaksime aru nagu sellest filosoofiast, mis kõige taga peitub. Nii et ma jätan tema WhatsAppi siia alla, et kui te Ubudi tulete, siis te võite vabalt temaga tulla ja ringi sõita. Ja me jõudsime riisi istandusse, siin on lihtsalt nagu rea järel riisi ja me siiamaani Karoga päris hästi aru ei saa, et kus need valged asjad tulevad lõpuks. Eks me peame vist natukene oma giidi käest täpsustusi küsima. Seletus küll tegelikult. Seletus, jah? Jaa, aga ma ei saanud aru. Eks me oleme 2 blondiini keset riisi terrassi, aga uskumatult ilus on sellegi poolest. Ja nagu näha, siis on meeletult populaarne koht, kus ka pilte teha. Mul on ka väike riiete vahetus toimunud. Äkki ma saan ka siit ühe ägeda pildi, sest see roheline on lihtsalt nii lõputu. Nii äge, toi, lähme pildistame. Pildid on vist tehtud ja mu aju on nii ära kärsanud lihtsalt. Ma saan aru, miks sellel riisil on siin hea kasvada, sest siin on nagu natukene soe. Aga me proovime nüüd oma tee siit kuidagi ka välja leida, sellepärast, et ega siin märgistatud radu ei ole. Kõnnid seal, kus kõnnid ja loodetavasti leiad kuskilt väljapääsu. Selline on siis uus populaarne meelelahutus Balil. Meil giid ütles ka, et nüüd igal pool saab kiikuda. No nii, me tulime vahepeal hotelli tagasi, et riided vahetada pesus käia, sest nii palav ja higi neil ei olla. Aga nüüd me lähme ahvidele külla, aga enne ma näitan teile natukene meie praegust resorti ka. Nii, sealt paistab juba bassein, siin on mingi 3-4 tükki neid. See on siis meie toale kõige lähemal. Päris minna. Your hair and space out, searching for a way out. Convince yourself to stay out. We speak a different language, acting like we're famous, invisible like everybody else. Miks ei tohi tulla ehetega Monkey Forestisse? Sest ta arvab, et see on toit, siis ta võtab sul selle otse kõrvast ära ja siis ta sööb seda. Ehk siis hetkel ta proovib hakkama saada ühe pärlist kõrvarõngaga. Ühesõnaga tuleb välja, et ma on hea lõunatamise koht. Lihtsalt nagu casuali siin õla peal. Sest miks ka mitte. Ja Monkey Forestis on käidud, see oli nii äge kogemus. Pole elu sees näinud, et ahvid niimoodi mängivad. Ma üldse näinud ahve niimoodi lähedalt. Reaalselt mingi hüppavad pommi ja maadlevad üksteisega ja lihtsalt nii hullud. Ja jumal äge oli. Karo, sulle meeldis ka või? Ja Karo algul natukene kartis ahvikesi, aga kas sa nüüd kardad? Aga nad ronisid kõik talle ilusasti peale, ei olnud mitte midagi lihtsalt nagu. Mina sain küll korraks hammustada, sellepärast, et ma olen natukene blondiin ja mõtlesin, et ma aitan ahvikesele alla ronida. Ma aitan ahvil ronida. Natuke blond, aga ei ole hullu, ainult niuke korraks võttis kinni. Nüüd me läheme aga otsime midagi õhtuks süüa ja ega siis me tänaseks suhteliselt päevaga lõpetame. Tonight we'll see and hear firsthand this kind of sound. Let's hear the rest of it. Ma olen lihtsalt nii halb vlogger nagu. Ma mõtlesin, et siis kui toit tuleb, siis ma näitan teile ilusasti ja siis lõpetame selle vlogi ära, aga noh, ma nüüd olen juba lõpetanud oma riisikärriga ja me lähme vist hotelli juurde tagasi. Nii et ma täna siitkohalt lõpetan Ubudi vlogi ära. Ma loodan, et teile Bali vlogide seeria meeldis. Kui meeldis, siis anna pöidlaga märku. Kui sa ei ole teisi veel näinud, siis minna teisi ka tšekkima, sest ma arvan, et meie mõlema lemmik oli tegelikult Nusa Penida. Et võib juhtuda, et ma väga palju seal ei filminud, sellepärast, et ma suht nautisin seda koha peal olemist. Aga jah, nendest 3 kohast, kus me Balil käisime, oli Nusa Penida,
Django ja Ubud ja meie lemmik oli Nusa Penida. Võib-olla sellepärast me oleme värnakad, et peab lihtsalt vesi kuskil väga lähedal olema. Aga jah, kui te tahate veel selliseid reisivlooge näha, siis andke mulle kommentaarides teada, kuhu ma võiksin reisida, mis on nagu kõige ägedam koht üldse, kuhu te ütlete, et nagu ma pean kindlasti minema. Ja ega mul ei olnudki. Tšau!